Millisel Sooniku transformatsioonil on kõige rohkem elu? Teeme võistluse kõigi Sooniku transformatsioonidega, et näha, kellel on kõige rohkem elu. Ja nad peavad isegi vastu astuma neetud Shin Soonikule. Seal on Super Sonic, Excalibur Sonic, Sonic Hunt, Dark Sonic ja palju teisi. Lisaks on ka salajased transformatsioonid. Kellel on kõige rohkem elu? Selle kontrollimiseks ära unusta panna like, tellida kanalit ja vajutada kellukest, et sul oleks sama palju elu kui Soonikul. Lähme! Tere tulemast Leon Picaroni kanalile, pane like, jäta kommentaar ja telli ka kanal. Jälgi mind minu sotsiaalmeedias, linkid on kirjelduses ja aktiveeri see kelluke ühe lihtsa nupuvajutusega. Ja nüüd ole valmis, sest etendus algab. Jää videot vaatama, kui sulle see laul meeldis. Noh, sõbrad, tere tulemast sellesse uskumatult vingesse Minecrafti videosse! Sest nagu te hästi teate, kõik Sooniku erinevad transformatsioonid peavad täna vastu astuma suurele surmarajale. Ja olge ettevaatikud, sest on uusi surmavaid relvi, uus väga ohtlik vaenlane ning õnneportaali jõudmine läheb väga kalliks maksma. Nii et valmistuge nägema midagi eepilist ja ajaloolist ning avama salajasi tegelasi. Need hakkavad teile väga meeldima, seda ma kinnitan. Nii et kõigepealt tuleb muidugi alustada baasvormist. Sonic Seal! Siin ongi Sonic, valmis nägema, mitu taset ta suudab vastu pidada. 3, 2, 1. Vabasta tema jõud! Nüüd läheb! Okei, väldi lõkse, suurepärane. Kuigi tuli mõjub talle seal päris palju. Lähme! Ta läheb vette ja hetkel jääb ellu. Vaatame, kuidas on kaktustega. Oh, Sonic, pea vastu, sõber! Pea vastu! Lähme! Sa suudad kaktustest välja tulla. Lähme, sõber, sa teed suurepärast tööd. Seal ta on, tuleb kaktustest välja. Ja kukub! Ei! Issand, need uued lõksud, mis seal on väga ohtlikud. Ja me just nägime seda. Tähelepanu! Sonic jääb võrktasandile, kuna ei suutnud neist eepilistest lõksudest üle saada. Ma olen teile juba öelnud, et see rada on palju raskem. Ja nüüd on legendaarse siili Super Sooniku kord. Nii, et siin ta on, kuldne siil. Vaatame, milleks ta võimeline on, sest ta vabastab oma jõu ja läheb. Okei, ta väldib lõkse. Tuli mõjutab teda, aga väga vähe. Ja ta suudab edasi liikuda. Kaktustest hüppab ta üsna hästi üle. Ja lõkseid, vau! Ta väldib neid praegu. Oi, see peaaegu tabas teda. Ta vabastab veelgi rohkem oma jõudu ja väldib neid. No, Super Sonic ei valmista kellelegi pettumust. Vaatame, kuidas ta happes hakkama saab. Sinna ta läheb, issand jumal, see teeb talle haiget. Ja näe, ta taastab elu, saab väga hästi hakkama ja seal ta ongi. Ja vaata ette, sest noolelõksud on päris palju paremaks läinud. Okei, ta vabastab palju rohkem oma jõudu, aga ta ei tea eriti hästi, mida teha ega kuhu minna. Ta peab põgenema ja läheb otse laava poole. Vaatame, ta ei pääse laavast läbi. Noh, sõbrad, siin on Super Sonic, kes ei laava tasemele kinni. Te olete minuga nõus, et lõkse tuli raskemaks teha, sest need muutumised olid ikka päris võimsad. Ja nüüd olge ettevaatlikud, sest on kõigi lemmik creepypasta Sonic.exe kord. Nii et Sonic.exe, kas oled valmis? Vabasta oma tumejõud ja anna minna. Okei. Ta liigub päris kiiresti ja saab hästi hakkama. Vaatame, kuidas ta kaktustega hakkama saab. Nii, läheb. Ta kukkus otse kaktustesse, aga suudab meid purustada. Okei. Saab suurepäraselt hakkama. Vaatame lõkse, ta läheb ka paremalt poolt. Ja ta vabastab oma teemonliku jõu. Oh, Sonic, kõik saavad sinust lõpuks mööda. Nüüd läheb Sonic.exe happesse, mis mõjub talle päris tugevalt. Ja ta saab sellest läbi. Vau! Uskumatu! Ta kukub noolte lõksu ja teda hävitatakse täielikult! Seal on Sonic.exe, kes jäi noolte vahele ja talle tulistatakse ikka veel. No peab ikka saamatu olema. Ikka üks aste allpool Super Soonikut. Ja nüüd rumal kamp. Nüüd on kord siilhundi käes. Sonic Hunt. Sonic the Werehog. Kutsuge teda, kuidas tahate, aga vaadake, kui lihaseline ta on. Nii et meie siilhunt läheb nüüd. 3, 2, 1, läheb! Okei. Ta väldib hästi tuld, mis talle mõjub. Aga tuleb suurepäraselt toime. Vesi ei tee talle midagi. Ja kaktused, ta läheb neist üle nii, nagu peab. Lõksud, jumal küll. Ta viskub neile peale. Mis? Ta just liigutas lõksu.
see tüüp on väga lihaseline. Kuigi lõks tegi talle natuke haiget, mitte palju. Aga nüüd on aeg vaadata, kas ta saab happest läbi. Sinna läheb Sonic Hunt. Ja issand jumal, issand jumal, issand jumal! Ta läbib selle! Tal on see käes! Tal on see käes! Tegelikult ei pruugi ta olla kõigist kõige tugevam. Aga vastupidavusest ta küll võidab. Vaatame nüüd. Noolelõksud. Kõik tulistavad teda. Ta peab vastu nii hästi, kui suudab. Lähme, Sonic Hunt, sa suudad! Ja ta läbib need. Vaatame, kuidas on laavaga. Lähme, Sonic Hunt! Lähme! Jah! Tal on rohkem elusid kui Supersoonikul. Ja nüüd viimased lõksud. Ole ettevaatlik, sest neid ta ei saa vältida. Ja ta on liiga raske, et magmat vältida. Ta üritab lõksi uuesti liigutada, aga see ei õnnestu tal. Sonic Hunt läheb põhja. Ja sõbrad, ta on väga hästi hakkama saanud. Aga ta jäi vaid ühe taseme kaugusele, et neetud elukaga silmitsi seista. Kuid tal on rohkem elusid kui Supersoonikul. Sonic.exe ja Sonic. Ja sõbrad, kuidas teile see video tundub? Ma tean, et teile meeldib see. Teile meeldivad kõik Sooniku transformatsioonid, eks? Nüüd on aeg avada need 2, mis veel puudu on. Nii et kiiresti, sul on nüüd ainult 20 sekundit, et panna like, tellida kanal ja aktiveerida kelluke, et avada salajased tegelased. Lisaks, kui kirjutad kommentaaridesse, millisel Sooniku transformatsioonil on kõige rohkem elusid, saad ka ise sama palju elusid. Nii et mina sinu asemel kiirustaksin. Aeg saab otsa. Tik-tak. No, sõbrad, te olete väga tublid olnud. Nii et ongi käes tõehetk. Esimene salajane tegelane pole keegi muu kui Super Sonic 3. Jah, sõbrad, Super Sooniku 3. faas, see on ikka väga võimas. Ja lõplik transformatsioon, mis siin peidus on, pole keegi muu kui Hyper Shadik. See on Sooniku ja Shadow hüpervormi ühinemine. See tüüp on ikka ülimalt võimas, ma ütlen teile kohe ära. Kuidas teile tegelased tundusid? Salajased tegelased on lahedad. Nüüd peab show jätkuma, sest nüüd on legendaarse rüütli Excalibur Sooniku kord. Kui ma aus olen, siis ma ei tea, kui kaugele see vinge rüütel oma mõõgaga minna suudab. Aga nüüd on aeg seda järele proovida. 3, 2, 1, aeg! Ta vabastab tohutu potentsiaali ja läheb hävitab lõksud. No nii, ta on oma parimas vormis. Põikleb kõigist lõksudest kõrvale. Ta on väga võimas. Ja nüüd vabastab ta veelgi rohkem oma jõudu ja seisab silmitsi happega, mis söövitab tema soomust. Aga lõpuks saab ta hakkama ja pääseb välja. Vaatame miks. Ta seisab silmitsi noolelõksudega. Soomus kaitseb teda üsna hästi noolte eest ja mõõgaga tõrjub ta need kõrvale. Vau! Nüüd kaitseb tema soomus teda laava eest. Proovime seda järele. Seal ta on ja ei. Soomus ei kaitsnud teda laava eest. Seega on Excalibur Sonic viigis Super Soonikuga. Neil on sama jõud, sama võim ja sama elu. Ja nii see jääbki. Ja ole ettevaatlik, ole väga ettevaatlik. Nüüd on kord Dark Soonikul, tumedal siilil. Kas olete valmis nägema selle koletise pimedust? 3, 2, 1. Vau! Ta vabastab palju jõudu ja liigub väga kiiresti. Uskumatu, kuidas ta lõksudest läbi läheb. Ta teeb seda suurepäraselt. Ja mida kuradit ta teeb? Tume auk, et lõkse purustada. See tüüp võtab asja väga tõsiselt. Vaatame, hapevaevu mõjutab teda. Ta saab sellest väga hästi üle. Seal on nooled, mis teda mõjutavad. Aga ta suudab oma elu taastada oma tumeda auraga. Nii et ta läheb laava vastu ja peab sellele ka uskumatult vastu. Issand jumal, Dark Sonic jõuab viimasesse vältides lõksu. Ja tundub, et meil on neetud Shin Sooniku esimene vastane. Vaatame, millest tuleb põgeneda ja kas Dark Sonic suudab sellest eluga pääseda. Lähme! No, eepiline võitlus. Dark Sonic kasutab oma aurat, et oma elu taastada, aga tundub, et sellest ei piisa. Ja vaata, tundub, et neetud Shin Sonic on tapetud. Uskumatu. Mis? Kus ta oli peidus olnud? Sõbrad, seda koletist on väga raske võita. Seal on Dark Sonic, kes üritab end kaitsta, aga tundub, et sellest pole mingit kasu. Jumal küll! Sõbrad, see koletis on praktiliselt võitmatu ja Dark Sonic sai selles just veenduda, kuigi tal on neist kõigist kõige rohkem elu. Uskumatu seltskond. Olge nüüd valmis, sest tulemas on 4 viimast ja üks neist on ei keegi muu kui Dark Spin Sonic.
ja olge ettevaatlikud, sest räägitakse, et Dark Spin Sonicil on leekide jõud. Vaatame siis, kuidas ta kogu oma jõu valla päästab. Ja seal ta läheb, ta on üks kõige võimsamaid. ja ta tõestab seda, sest tuli ei mõjuta teda üldse. vaatame, mis saab kaktustest, sest issand jumal, ta läheb oma tulega täiega edasi. Ta vabastab nüüd oma leegitseva aura ja liigub edasi. Ta läbib happe ning teeb seda uskumatult. Dark Spin Sonic. Siin ta on, noolte lõks. talle tulistatakse, proovitakse, aga sellest ei piisa. ja ta läheb laava juurde, mis samuti talle ei mõju, sest ta on Dark Spin Sonic ja tal on jõud. Tule ja rõngaste jõud. Vaadake, kui lihtne see on. Magma ei mõjuta teda samuti üldse. kas tema on see, kes võidab koletise? no vaatame. Okei, Dark Spin Sonic hakkab vastu. Ta teeb seda väga hästi. Vabastab oma tulejõu. aga ma ei tea, kas sellest piisab. See koletis on väga võimas ja ta tõestab seda. Ta neelab ta peaaegu alla. Oh jumal. mõlemad Dark Sonicud, üks Dark Spin ja teine tavaline Dark, jäävad samasse kohta. selle koletise hävitamine on väga raske. Nii et nüüd teeme nii, et tuli ei lõpeks, sest nüüd tuleb Fire Sonic. Kas Fire Sonic suudab teha midagi paremini kui tema tulekaaslane Dark Spin Sonic? Uurime seda. Ta vabastab kogu oma tuleaura. Leegid ei mõjuta teda üldse. vesi mõjutab teda küll ja kustutab ta ära. aga ta ei anna alla ja jätkab edasi. Seal ta väldib lõkse. Ta teeb seda väga hästi oma tulega. Ta sulatab need peaaegu ära. Ja nüüd tuleb hape, mis mõjutab teda päris palju. Lähme, Fire Sonic, sa suudad seda. Ja ta saab hakkama. Siiski, seal tuleb noolte lõks. Ta üritab oma tuld vabastada, proovib ellu jääda, aga nooled saavad temast jagu. Nii palju tuld, sõber, pole sulle midagi kasu toonud. Kuigi vähemalt oled sa Sonic.exe tasemel. Võta seda kui komplimenti. Sest tulest liigume edasi Ice Sonicu jäätava külma juurde. nii et siin tuleb Ice Sonic, jäävalitu. 3 pärast, issand jumal, mis see on? jääoda. 2, 1 ja ta vabastab oma jääjõu. vaatame, mida ta nii suure tulega teeb. issand jumal. ta teeb jääkiire, et tuld peatada. ja tal läheb hästi, sest ta saab sellest läbi. Okei. ta läbib vee ja läheb kaktuste juurde. Hüppab ja jumal küll. ta teeb jääkilbi, et kaktuseid paremini taluda. Uskumatu! Nüüd on tal jääkilp, mis kaitseb teda kogu aeg. Kas ta suudab seda enda kasuks ära kasutada, kasutades oma aurat? Vaatame seda happe juures. Oi, siin see teda nii palju ei kaitse. aga piisavalt, et välja pääseda. vaatame. ta liigub edasi oma jääkilbiga. tal läheb hästi. ja vaatame laavat. Valmistab jääkiire ette ja tulistab laavasse. Aga see ei tööta. Proovib mitut asja. Mis? Pange tähele, ta külmutab laavat. Ta teebki seda. Jumal, milline tohutu jõud. Kuigi siin meres... Ei, see sulatab tema jääkilbi. Ta üritab magmat peatada, aga ei suuda. Ta sureb. Seal ta teeb jääkiirt magmale, aga sellest pole kasu. Seal Sonicil ei õnnestu ja ta langeb selles tasemes välja. siin on ta koos Sonic Loboga, kes ei suutnud magmataset läbida, aga ta tegi suurepärase esituse. Ja nüüd, sõbrad, viimane tegelane. Sooniku viimane transformatsioon enne salajasi. Hypersonic, siin ta on. Vaatame, milleks Hypersonic võimeline on. 3, 2, 1, ta aktiveerib oma jõu, vabastab palju südameid ja läheb, ta ei kaota praktiliselt üldse elu, on ülivõimas ja tuleb kaktustest suurepäraselt välja, isegi kui ta kaotas natuke elu. Vaatame, mis juhtub happega. Midagi mõjutab teda, aga ta vabastab uuesti oma jõu ja taastab elu. Ta on väga võimas. Nooled, juhtub peaaegu sama. Ja laava annab talle kogu elu tagasi. Ta kõnnib selle sees. Ma ei tea, kuidas need lõksud on. Aga on aeg võidelda. Seal ta läheb. Super Shin Sonic Tapes neetud. Hypersonic. Nad hakkavad võitlema. Hakkavad üksteist lööma. Ja super... Oi! Mis nüüd saab? Hypersonic kasutab oma jõudu. Nüüd küll, tal on see käes. Viimased lõksud. Seal ta läheb. Hästi. Hüppab teradest suurepäraselt üle. Ükski ei taba teda. Ja ta seisab viimase hetke ees.
ta saab sellega hakkama, sõbrad. Ta peab lihtsalt hästi hüppama. Ja seal see on. oi, Hypersonic on sellega hakkama saanud. Ta on liiga võimas. Seal on Hypersonic, kellel on hetkel kõige rohkem elu. Ta on kõigest ellu jäänud. Ja ta on õnneportaalis. Nüüd, sõbrad, on salategelaste kord. Nii et valmistuge, sest tuleb Supersonic 3! nii et edasi, Supersonic 3, selle uskumatu lakaga, mille tagant siin peaaegu üldse näha ei ole. Vabasta oma jõud. Ja edasi, lähebki. Hüppab üle kõige, läbib tule, läbib vee. Ja ta teeb seda suurepäraselt. Seal ta nüüd on, läbib kõik need rumalad ämblikuvõrgud ja lõksud. Liigub suurepäraselt, jumal küll. Ja hävitab oma jõuga kõik. Seal tuleb hape, kasutab ka oma jõudu. Ja hävitab kogu hape. Nooled, läbib need. Ja laava, vaata ette, kui hästi ikka. milline jõutase viimaste lõksude juures. Läbib need väga hästi. Ja nüüd läheb ta vastamisi selle neetud Sonic Tapesiga. Kes võidab? Eepiline võitlus. Peab ettevaatlik olema. Ta hakkab juba pihta saama. Saab kõvasti vatti. See on väga tasavägine võitlus. Mul pole aimugi, kes võiks võita. Aga ole ettevaatlik, sest Supersonic 3 vabastab oma jõu. Ja kuigi ta saab kõvasti pihta, tundub, et ta annab endast kõik. Kaotab veidi elu, aga võitleb. Ja võitleb väga hästi. Ja jumal küll! Ta tegi seda. Ta on ta lõpuks alistanud. Tal on see, ta on peaaegu kohal, seal ta on, hüppab üle lõksude, saab suurepäraselt hakkama, oi, lõksi on liiga palju ja ei, see puuriv teerull, ei, see neelas ta lõpuks alla. Ja sõbrad, siin on Supersonic 3, kes jäi üsna lähedale, aga ei suutnud viimast kaaslast ületada. Ja sõbrad, kohal, olge valmis! Sest nüüd tuleb tõeline lõplik Sonic, seal ta läheb, Hypershadik, mida ta teeb, issand jumal, mis jõud see kõik on, jumal küll. Seal ta läheb, sõbrad, issand jumal, läbib kõik katsed nii nagu tahab, mis pagan, vaadake, ta võtab aega, et selle lõpetada, vabastab kogu oma jõu ja ongi väljas. Nii lihtne see ongi. Ja seal ta ongi. Nii tehaksegi. Ja Hypersoonicule näidata, kes on boss. Seega, nüüd on see kindel. Meil on uus ja tõeline võitja. Viimasel kohal on Sonic oma tavakujul. Seejärel Sonic.exe ja Fire Sonic. Siis Supersonic ja Excalibur Sonic. Pärast neid tulevad Sonic Lobo ja Ice Sonic. Nad seisavad vastamisi neetud Shin Sonicuga. Dark Sonic ja Dark Spin Sonic. Ja viimasel tasemel Supersonic 3 ja selge võitjana kahtlemata Hypersonic, kes aristas Hypersonicu täiesti üksi. Nii et sõbrad, nii jääbki võistlus selle üle, millisel tegelasel, millisel Sonicu transformatsioonil on kõige rohkem elu. Kui teile meeldis, siis teate juba, pange like, telli kanal, lülita kelluke sisse ja kirjutage kommentaaridesse, milliseid teisi tegelasi tahaksite seda väljakutset proovimas näha. Nüüd ongi kõik, jään hüvasti, kohtume järgmises videos uute asjadega. Head aega!